tere! Minu nimi on Andrus Vainlo ja tänasel e-kursusel vaatleme seda, kuidas müüa iseseisvalt kinnisvara, kuidas müüa oma vara selliselt, et maakleri abi ei kasuta. Nimelt olen ise aktiivse kinnisvara omanik ja juht ning näen igapäevaselt seda, et paljud inimesed soovivad iseseisvalt müüa oma kinnisvara ning käesolev e-kursus räägibki sellest, kuidas seda siis ise korrektselt teha. Ja selleks, et iseseisvalt saaks oma vara, olgu see siis korter või maja, realiseerida, selleks on vaja teha 5 olulist sammu. 5 olulist sammu selleks, et oma kinnisvara edukalt müüdud saaksite. Ja esimene samm, kui te alustate kinnisvara müügiga, siis esimene samm, mida tuleb teha, on see, et tuleb üle vaadata oma kinnisvara dokumentatsioon. Ehk siis tuleb vaadata seda, kas teie kinnisvara on seaduslik või mitte. Mida ma sellega mõtlen? Ma mõtlen sellega seda, et näiteks, kui te elate korteris ja olete oma selle eluperioodi jooksul teinud seal korteris korraliku remondi, kui te olete eemaldanud mõne seina, teinud näiteks korteris avatud köögi ja te ei ole seda remonti seadustanud või siis te ei ole teinud uut mõõdistamist ja uut projekti ning kinnistusraamatus ei nähtu need muutused, siis tegelikult võib teie tehing väga vabalt katkeda. Näiteks oletame, et te oletegi eemaldanud mõne seina, alustate müügiprotsessiga, leiate ostja, lähete ostjaga notarisse ja notar järsku küsib, kas te olete teinud korteris ümberehitusi? Kui te ütlete jah, siis hilisemal kontrollimisel, kui selgub, et ei ole viinud seda kooskõlla seadusega, siis tehing võib sealsamas notaris ka katkeda. Ehk siis, et enne kui te hakkate oma kinnisvara üldse müüma, ehk siis enne kui te alustate selle müügiprotsessiga, kontrollige, et teie kinnisvara oleks seaduslik. No majade puhul on see tihtipeale see, et tehakse juurde ehitusi, ehitatakse saun, võib-olla mõni kuur, aga seda ei ole viidud ehitisregistrisse. Nii et enne kui te alustate üldse müügiprotsessiga, kontrollige, et teie vara dokumentatsioon oleks korras. See aitab ära hoida hilisemaid selliseid probleeme, see aitab ära hoida tehingu katkemist, aga see tähendab aga seda, et te olete kulutanud aega ja raha selle müügiprotsessi peale, te olete leidnud ostja ja nüüd järsku tehing katkeb, nii et te peate alustama otsast peale, sest ostjad tavaliselt kaua ei oota. Kui te olete oma kinnisvara viinud seadusega kooskõlla, see oli siis esimene samm, siis nüüd olete valmis tegema teise sammu ja teiseks sammuks on see, et te määratlete oma kinnisvarale hinna. Kui paljuga te siis oma kinnisvara hakkate müüma? Nüüd üldjuhul kinnisvara omanikud teavad, kui palju nende kinnisvara maksab. Küll aga oleks mõttekas üle vaadata kinnisvaraturu hindade trend ja see, millised ohud valitsevad teid siis, kui te määrate oma kinnisvarale liiga kõrge hinna. Nagu te teate, liigub kinnisvara hind üles ja alla. Viimane põhi oli umbes seal, kus oli aasta 2009. Mäletate, hinnad drastiliselt kukkusid ja tihtipeale inimesed isegi jäid oma kinnisvara hinnaga allapoole laenujääki. Ja tänasel päeval oleme me jälle tükk maad edasi liikunud, oleme isegi kõrgemal, osaliselt kõrgemal kui eelmise buumi tipp. Ehk siis tänasel päeval oleme kuskil siin. Nüüd, kui te määratlete oma kinnisvarale müügihinda, siis kindlasti pidage silmas, et kinnisvara hinnad liiguvad üles-alla. Ja kui te vaatate näiteks kv.ee-st või City24-st hindasid, vaatate, mida pakutakse, võrdlete seda enda kinnisvaraga ja see läbi siis määratlete oma kinnisvarale hinna, siis seal on üks oht juures. Oletame, et te määrate omale kinnisvara hinna, mis on natukene kõrgem kui tänapäeva turuhind. See tähendab aga seda, et te peate ootama
kuni kinnisvara hinnad jõuavad teie määratletud hinnani, alles siis tekib teil kokkupuude turuga ja hakkavad toimuma näitamised ja vaatamised ja huvid ja pakkumised. Aga kui teil on liiga kõrge hind, siis te peate olema valmis selleks, et müügiperiood kipub venima. Ja siit me jõuamegi väga olulise punktini, ehk siis, et kui te määratlete oma kinnisvara hinda, siis te peate paika panema, kui palju tal aega on seda kinnisvara müüa. Ehk siis, et mida kõrgem hind, seda kauem läheb müügiga aega. Sellepärast, et hinnad peavad teie küsitud hinnatasemeni järgi jõudma. Nüüd, millised ohud valitsevad siin olukorras, kus te otsustate, et ma soovin oma kinnisvara müüa, ma panengi talle kõrge hinna, eks kui hinnad selleni jõuavad või kui keegi tuleb, eks siis saan müüdud. Kui te panete oma kinnisvarale liiga kõrge hinna, siis valitseb reaalne oht, et kinnisvara hinnad pöörduvad enne teie hinnatasemeni jõudmist langusele. Ja selle hinnaga te võib-olla ei müü järgmised 5 aastat oma kinnisvara, peate jälle ootama, kuni ta kinnisvara hinnad üles lähevad. Nii et kui te määratlete oma kinnisvarale hinda, siis pidage silmas, et portaalides liitud kuulutuste näol on tegemist kõigest pakkumiste hindadega. Ehk siis reaalsed hinnad enamus kordadel ikkagi lõpevad sellega, et kaubeldakse alla. Et kuidas leiavad kinnisvara hindajad? Vaatame seda ka korraks üle, see võib olla teile abiks. Kuidas leiavad kinnisvara hindajad kinnisvarale hinna? Olen ise töötanud 2 aastat kinnisvara hindajana ja tooksin teile siis välja metoodika, kuidas kinnisvara hindajad leiavad hinna. Nad võtavad 3 toimunud tehingut. Nad võtavad 3 sarnase teie objektiga sarnase tehingut, 3 tükki võtavad need, panevad kõrvale teie objekti ja siis võrdlevad. Näiteks, kui teie objekt on 50 ruutu ja objekt, millega nad võrdlevad teie objekti, on siis 45 ruutu, siis kuna teie objekt on 5 ruutu suurem, siis nad kohandavad siin. Ja niimoodi vaadatakse üle umbes 7-8 kriteeriumit ja lõpuks tuleb välja siis teie hind. Nüüd, millega nad võrdlevad, mis need 3 on? Need 3 ei ole lihtsalt objektid, vaid need on reaalselt toimunud tehingud. Need on reaalselt toimunud tehingud ja nagu me teame, siis reaalselt toimuvate tehingute puhul need tehingud natukene erinevad sellest, mida me näeme City24 või kv.ee-s. Nad erinevad seetõttu, et seda hinda kaubeldakse natukene alla ja alati lisatakse hind portaalidesse väikse varuga. Nii et kui te määratlete oma kinnisvarale hinda, siis loomulikult on kasuks see, kui te vaatate, mis turul pakutakse ja lähtute sellest. Aga nagu me täna just vaatasime, on seal teatavad ohud, ehk siis, et te võite määrata liiga suure hinna ja teie müügiperiood võib pikeneda. Kui teil on kiire, siis te peate olema ka hinna suhtes natukene paindlikum, sest näiteks inimestel on olukordi, kus nad ostavad endale uue vara, maksavad sinna broneerimistasu ära ja mõtlevad nii, nüüd ma müün ruttu korteri maha ja ostan selle uue eluaseme välja. Aga korteri müük võib hakata venima, sest et ei ole määratud sellist nii-öelda kiirmüügi hinda, on määratud võib-olla hind, mille müügiperiood on 3-6 kuud. Ja need on ohud, millega tuleb kindlasti arvestada ja hinna määramisel silmas pidada. Nüüd oletame, et te olete veendunud, et kinnisvara on korras, dokumentatsioon on korras, olete määratlenud efektiivse müügihinna, siis 3. samm, mida tuleb teha iseseisva müügi puhul, on see, et te peate koostama müügikuulutuse. Aga müügikuulutus koosneb siis 2 osast, piltidest ja tekstist. Nüüd räägime natukene piltidest. Vaatame korraks ühte näidet ja nagu te näete, on tegemist täpselt sama objektiga, sama kohaga, kuid pildid on täiesti erinevad ja nüüd esitage küsimus endale, kumba objekti teie oleksite valmis minema vaatama. Kumma pildi järgi teil suurem huvi on ja kumb pilt siis näitab seda kinnisvara atraktiivsemana.
Ja sellest näitest lähtudes pidage silmas, et kui te pildistate oma kinnisvara, oma korterit või maja, siis pidage silmas valgust. Valgus, valgus, valgus. Kui räägitakse, et kinnisvara hinna puhul palju mõjutab asukoht, siis kinnisvara pildi juures mõjutab palju valgus, valgus, valgus. Ja vaadake, et ei pildistaks vastu valgust. Vaadake, et ikkagi pilt, mida te teete, et sealt oleks kõik ilusti näha. Kindlasti tehke kinnisvara pildistamine päevasel ajal, ehk siis valgel ajal. Nüüd, kui te pildistate, kui teil on eramu ja teil on maja ja te pildistate seda välishoovi, siis vaadake seda kindlasti, et kui teie müügiperiood läheb pikemaks ja te pildid olete teinud talvel ja kätte jõuab suvi, siis kindlasti vahetage need kuulutuse pildid välja, kus on siis pildid talvest, sest suvel talviste piltidega ei ole okei müüa. Talvel suviste piltidega on veel enam-vähem, aga kui inimene on ilusas suvises Eestis ja ta vaatab pilte, kus on lumi maas, siis tal tekib tõrge kohe. Meie praktika näitab seda. Ja piltide puhul siis kindlasti pidage silmas ka seda, et pildistatud oleks kõik ruumid, pildid oleksid ülevaatlikud, samuti oleks tehtud pilt ka korteri puhul siis väljast, milline on korterelamu. Ja kui pildid on korrektselt valmis, siis pöörake tähelepanu sellele tekstile, mida te sinna koostate alla. Ei piisa ainult 3-4 lausest. Kirjutage võimalikult palju selle kinnisvara objekti kohta ja liigitage oma tekst siis 4 erinevasse lahtrisse. Esimene lahter võiks olla siis üldandmed, teine võiks olla lisaväärtused, kolmas võiks olla majakirjeldus, 4. võiks olla üleüldse ümbruskonna kirjeldus. Kindlasti jälgige seda, et see tekst oleks lihtsalt hoomatav ja arusaadavalt kirjas, et ei oleks ühte pikka tekstijoru. Nüüd, kui kuulutus on koostatud ja olete selle lisanud kv.ee-sse ja City24, siis te olete teinud ära 3. eduka sammu selleks, et oma kinnisvara müüdud saaks. 4. väga oluline samm selleks, et saada oma kinnisvara müüdud on see, et te hakkate nüüd seda kinnisvara potentsiaalsetele huvilistele näitama. Ehk siis kuulutus on üleval, inimesed hakkavad helistama, hakkavad kokku leppima aegu, et halloo, tahaks teie kinnisvara näha, siis kindlasti pidage silmas, et te näitamise aja planeeriksite päevasesse aega. Sest õhtul, kui inimesed tulevad ja väljas on pime, siis see omab sellist natukene saboteerivat mõju, sellepärast et inimene, kui tuleb, ta tahab ikkagi näha, jällegi seesama valgus on oluline, ta tahab ikkagi näha seda korterit sellisena või maja sellisena, et kuidas temal oleks tunne seal elada. Ja päevane aeg on kindlasti parem kui õhtune aeg. Kindlasti vaadake, et kui inimesed tulevad teie vara vaatama, siis et teil ei oleks kodus või tubades palju inimesi ja toad ei oleks siis teie isiklikke asju paksult täis, et kui te elate sellist eluviisi, et teil on tõesti asjad igal pool laiali, siis võtke kätte näitamise ajaks ikkagi, koristage need asjad kokku. Koristage toad ära, kindlasti jälgige ka seda, et oleks välja vahetatud kõik pirnid nendes erinevates laelampides ja kus iganes, et jällegi seesama valgus. Inimestele meeldib valgus. Ja kui teil pirnid on välja vahetatud, siis vaadake kindlasti, et uksed ei kriuksuks, annab ju natukene õlitada, see ei maksa palju. Ja tooge see kinnisvara siis sellisesse mõnusasse seisu. Meie soovitus on inimestele see, et tehke oma kinnisvara niimoodi korda, et tekiks tunne, et kas te ikka tahate seda müüa. Vot siis te teate, et te olete oma kinnisvara ilusti korda teinud. Ja kui te näitate inimestele oma korterit või maja ja selgub ostja, siis me jõuame 5. eduka sammuni, kuidas te saaksite oma kinnisvara müüdud. Ja 5. edukas samm on see, et te vormistate selle kinnisvara ostu-müügitehingu notari juures. Midagi rasket seal ei ole. Küll aga tuleb silmas pidada, et kui selgub ostja ja te olete broneerinud notari, siis notar hakkab küsima teilt andmeid. Teil on vaja saata enda andmed, teil on vaja saata ostja andmed, kuidas finantseeritakse tehingut, kas inimene kasutab pangaabi või tal on raha juba olemas.
Kui ta kasutab pangaabi, siis tehingus on üks osapool juures, see on pank, sellega tuleb arvestada. Tuleb vaadata, kas kinnisvaral on tehtud siis hindamisakt ja kui palju pank finantseerib, kui palju ei finantseeri. Muidugi lihtsam on teha tehingut inimestega, kellel on raha olemas, aga tänapäeval seda väga tihti ette ei tule. Tuleb ikkagi ette seda, et kasutatakse pangaabi. Ja seoses pangaabiga jälle, et pank, kui ta finantseerib kinnisvara, siis ta nõuab kinnisvaralt hindamisakti. Näidake mulle hindamisakti, palju ta maksab. Nüüd mäletate seda hinnajuttu. Hindamisakt koostatakse ju vastavalt toimunud tehingutele, mitte vastavalt sellele, mis on pakkumised. Nii et kui juhtub sedasi, et teil on hind kõrgem, kui on hindamisaktis, siis jällegi võib tehing katkeda ja te olete kaotanud aega ning raha. Ning seda hinnaküsimust tuleb tähelepanelikult jälgida. Kui notar on paigas, lähete notarisse, teete tehingu ära, 2-3 päeva jooksul kannab notar teile selle kinnisvara eest raha üle. Nüüd üks oluline samm on ikkagi veel jäänud ja see on üleandmise vastuvõtmise akt. See käib notari tehingu juurde, see on notari paberites kirjas ka ja panete siis üleandmise vastuvõtmise akti konkreetselt kirja. Millises seisus te selle vara üle annate, mis on kommunaalide näidud, mis on see mööbel, mis sisse jääb ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kindlasti vormistage üleandmise vastuvõtmise akt. Ja kui see on vormistatud, olete oma kinnisvara edukalt maha müünud, olete teinud ära 5 edukat sammu, millest me täna rääkisime ja võite siis oma eluga edasi liikuda. Nüüd, kui te soovite siiski tutvudes täna nende 5 sammuga, kui te soovite siiski, et keegi tegeleks teie kinnisvara müügiga, siis pakun ennast. Mul on kinnisvara alal pikk kogemus, olen töötanud kinnisvaramaaklerina, olen olnud mitu aastat hindaja, olen tegelenud kodulaenudega, väljastanud neid, pangas tegin eduka karjääri, tegelesin kodulaenude väljastamisega, siis koju toomisega, siis kindlustasin kinnisvara ja siis müüsin seda kinnisvara ning tänasel päeval olen ka aktiivse kinnisvara omanik ja teen teile pakkumise koostööks. Meie koostöö on natukene erinev, kui on teiste kinnisvarabüroode koostöö. Kuidas ta erinev on? Kui teised kinnisvarabürood küsivad oma teenuse eest teatava summa ja nende teenus sisaldab neid 5 sammu, mida me täna rääkisime, siis meie ettevõtte teenuse puhul, ehk siis selle puhul, mida mina teile pakun, on asjaolud natukene erinevad. Ehk siis meie ei lähene traditsiooniliselt, et me ei tee lihtsalt pilte ja ei pane portaalidesse üles ja ei oota kõne. Meie puhul on see objekti turundus natukene suurem ja laiem. Meie kasutame klientideni jõudmiseks sotsiaalmeediat. Me kasutame Facebooki, me kasutame Instagrami ja ma räägin just makstud kampaaniatest ja ma räägin just Instagram story reklaamidest. Ja need ei ole lihtsalt ainult pildid, vaid me teeme teie kinnisvarast ka väikse video ja kui teil on maja, teeme droonivideo. Ja kasutame seda video ning pilte kuulutuste koostamiseks, makstud kampaaniate loomiseks Facebookis ja Instagramis ning samuti ka nii teie kinnisvara ostja kui ka teie saate tasuta e-kursuse selle kohta, kuidas kasutada Airbnb võimalusi. Sest Airbnb on praegu väga populaarne ja paljud inimesed on sellest huvitatud, aga nad päris täpselt ei tea, kuidas seda teha. Meie kinnisvaral on valmis pandud tasuta e-kursus neile, kes toovad meie kinnisvara endale müüki ja kes ostavad seda kinnisvara. Ehk siis mõlemad inimesed saavad selle e-kursuse. Lisaks sellele tegelikult kogu protsessi käigus ja kogu müügiprotsessi käigus me hoiame teid kogu aeg kursis ja õpetame ja näitame ka teile, kuidas me midagi teeme. Nii et kogu see protsess hõlmab ka meie väljaõpet teile. Ehk siis jah, täna need 5 sammu, mis te nägite, aitavad teil iseseisvalt müüa, kuid iga 5 sammu kohta võib ka eraldi väga tükk aega, tund aega rääkida. Nii et kogu selle protsessi käigus me näitame ka teile, kuidas me midagi teeme selleks, et ka teie saaksite vajalikud teadmised. Võib-olla järgmine kord ikkagi tahate ise müüa, aga võib-olla tahate juba praegu müüa. Ja kui palju meie teenus siis maksab? Kui suured kinnisvarafirmad, enamus kinnisvarafirmasid võtab Eestis 3-5% ostusummalt. No meie nii palju ei võta, et meie arust ei ole 5% kindlasti põhjendatud.
meie teenus maksab 2,2% ostusummast. Kusjuures tuleb silmas pidada, et meil ei ole traditsiooniline turundusmeetod, ehk siis me ei tee lihtsalt pilte ja pane portaali ülesse. Me lähme ja otsime ise selle kliendi ülesse. Facebookist, Instagramist, kui vaja, siis YouTube'ist. Teeme teie korterist või majast video, majast kindlasti droonivideo, anname teile Airbnb koolituse tasuta, nii teile kui ka teie kinnisvara ostjale. Nii et meil on natukene see müügiprotsess laiem ja me oleme kindlasti ka soodsam. Nii et kui teid huvitab see, et mina tegeleksin teie kinnisvara müügiga, siis täitke siin video all olevad lahtrid ja ma helistan teile juba üsna kiiresti ja räägime siis juba edasi. Seega ootan teie andmeid ja ootan kontakti teiega. Aga tänaseks kõik ja aitäh tähelepanu eest. Tšau!